Cobb TV. Watch your life make sense. Tere kõigile ja tere tulemast Küsi Kabalistil, nagu tavaliselt on minuga doktor Michael Lightman. Enne kui alustame esimese küsimusega, siis ma võin öelda, et võite küsida TV Kabala info küsimusi ja küsida video teel, audio teel, väga lihtsal viisil. Meie esimene küsimus on Chloe'ilt. See on video küsimus. Ta on San Francisco'lt. Küsime, kuuleme teda. Ma olen Chloe, ma olen San Francisco'st. Minu küsimus on, miks on Kabala õige raamat, Buda ja esoteerikaga võrreldes? Miks nemad just teavad, kuidas saavutada vaimsust, mis paneb Kabala, mis tõstab Kabala esile? Miks? Kabala tarkuse unikaalsus ja selle meetodi unikaalsus seisneb selles, et inimene peab ületama oma loomuse. Mitte, et inimene peab seda alla suruma, mitte kasutama seda söömise, magamise ja erinevaid ja piirama ennast elus erinevatel viisidel. Ta muutub samas nagu vabamaks, kui ta piirab ennast, kui ta ei anna endale, mida ta vajab. Kabala ei kasuta erinevaid meditatsioone, kus inimene siseneb psühholoogilisse harjutusse, kus ta hakkab nägema erinevaid asju ja ta hakkab alateadvuses uitama. Siin on hoopis teistsugune meetod, mis põhineb inimese enda tõstmises üle egoismi. Mitte, et ta ei suru alla, vaid ta tõstab end üle ego. Ego on seal ja kasvab pidevalt. Inimene kasvatab pidevalt ennast kõrgemale egost ja seda nimetatakse kabalaks. Heebra keeles vastuvõtmine ehk võtta üha rohkem ja rohkem. See on teadus, mis sisaldab kõiki teaduseid maailmas, füüsikat, keemiat ja kõiki loodusaineid ja siseneb üha sügavamale sellesse. Tähendab, meie egoism on, meie loomus on väga egoistlik, aga me ei soovi, Kabalas ei soovi seda alla suruda, seda egot, vaid see, kuna see surub ennast sealt välja. Sa pead oskama seda kasutada ning alles siis avad sa erineva dimensiooni. See on väga iidne meetod. Me saime selle iidses Babylonias. See on meetod, mis ei muutu. Tuhandeid aastaid pole muutunud, isegi kui inimesed on sellega tegelenud. Ja maailm on jõudnud sellesse seisundisse,
kus egoism on väljunud piiridest ja see meetod õpetab, kuidas töötada koos oma loomusega, kuidas kasutada seda loomust. Sa selgitad, et siin tõustaks üle ego ega vähendata seda. Mida tähendab tõusta üle ego? Just kasutades oma egot. Kui kasutan oma egot, siis ma muudan selle kohaks, anumaks, kus ma avastan kõik. Ainuke probleem on see, kuidas ma kasutan seda egot. Kas ma tühistan selle või kasutan seda selleks, et anda teistele. Need on 3 erinevad. Kas ma tõmban endale, tühistan selle või siis kasutan seda teiste jaoks. Ma tühistan selle läbi religioonide, meditatsioonide, söön vähem ja tõega, kui ma vähendan egot, siis ma tunnen vähem probleeme. Ma ei soovi enam nii palju süüa, juua, ei raha, kontrolli ja ma tunnen ennast kergemalt ja mugavamalt. Ma vähendan ennast inimese tasemelt, kes soovib kõike looma tasemele. Kuid samuti sa tunned vaimsuse tasemel ennast. Ei, see ei ole vaimsus. Ma tunnen ennast küll vabamana probleemidest. Ja see on psühholoogiline ja just Indias ja selliseid asju. Nad tõesti levitavad seda, et ta on tõesti parem, kui sa soovid vähem. Et siis tunned ennast rahulikumana. Ja sina ütled, et see ei ole spirituaalsus. Ei, see ei ole spirituaalsus, millest Kabbalah räägib. Ja on teine meetod, mis on osa Kabbalast. See tähendab, et ma kasutan egot mitte selleks, et endale või tühistada, vaid selleks, et teistele anda. See kõlab veidralt, et minu soov on ju tegelikult endale saada. Väga õige. Aga selle asemel, et ma tõmban seda endale ja kasutan seda enda jaoks, ma justkui muutun superloomulikuks, kus ma soovin nautida ja austust ja kontrolli. Ja ma kasutan seda soovi, et täita teist samade asjadega. Kas te saate selgitada, et kuidas saab seda inimene teha, kes head teha, kui ta soovib kontrolli ja kuulsaks saada? Kui ma kasutan oma egot, siis ma ei saa ennast kunagi täita. Me näeme, kui võrdinimesed soovivad üha rohkem ja rohkem saavutada. Nad saavad läbi selle ühe suurema puudujäägi, aga me pole kunagi rahul, ükskõik mida me teeme. Tänapäeval on see nii. Jah, kui ma hakkan kasutama oma ego erineval meetodil ja ma ei räägi siin altruismist, kes on 10% rahvastikust, kes seda teevad. Kuid kui ma räägin tavalisest inimesest, kes on tavaline egoist, kes soovib kõike enda heaks ja ta hakkab mõistma, et tegelikult on kasulik talle, kui ta kasutaks oma ego teisel viisil, et siin on mingisugune trikk, et siin on tegelikult üks väga ebaratsionaalne tegu, see on justkui psühholoogiline lüliti. See nagu, ta hakkab nagu suhtuma teistesse sedasi, siis inimene saavutab tunde ja mõistmise ja nägemuse kogu teistsuguse dimensiooni
äkitselt avaneb talle midagi, mis ei eksisteerinud eelnevalt. Kutsu seda psühholoogiaks, aga see on nagu tagurpidi keeratud ego. Kõik, mis on sees peal, mille ta soovis ennast täita, ta ei pööras selle väljaspoole, ennast väljapoole. Ja ta avab selle nüüd, mida ta soovib täita vastupidiselt enda soovile. Ta hakkab tundma reaalsust, mis on väljaspool ennast, mis on uus reaalsus, mis ei kuulunud. Tundub nagu see uus reaalsus ei manifesteeru, justkui annaksid raha või annad mingit süüa või tegeled heategevusega. See juhtub justkui inimese sees täielikult. Tõsi, me ei pea tegema ühtegi välist tegevust. Võib-olla me ei saagi seda teha või me saame teha seda üksnes siis, kui me kuulume gruppi, kus me teeme selliseid harjutusi, kus keskkond mõistab sind, aga praegu, et ta hakkab seda tervele maailmale mingid varasid üle kandma, ei, sellest me ei räägi. Me räägime, et me pöörame oma loomuse introvertsest ekstrovertseks, et kuidas see uus reaalsus välja näeb siis. Jah, kui inimene tunneb, et inimene hakkab tundma, mis on tema sees, et eelnevalt tundis ta üksnes välist nii, et ta soovis seda kasutada sisemiselt, nüüd aga vastupidi, kuidas kasutada iseennast, et täita teisi. Ja see psühholoogiline pööramine, see on justkui voolus, mis hakkab voolama teises suunas äkitselt. Ja ta saavutab teise perspektiivi ja uus meetod, et näha reaalsust. Ja see on meie maailma ja vaimse maailma vahe. Et sa tunned ennast, et sa elad kehas või sa elad hinges. Ja see on vahe, et ma tunnen ennast või tunnen vaimsust, ülevust. See on väga oluline erinevus. Ja see kõik on inimese sees ja see pööre on see, mida me saame teha kohe ja praegu ja tõusta üle elu, sest kui ma tulen iseendast välja ja hakkan tundma, mis on väljaspool ennast, siis see, mis on väljaspool mind, siis ma olen sõltumatu elust ja surmast, et ma tõusen üle oma kehast animalist ja ma tõusen inimese tasemele ja see on suhtumine, mis on väljaspool keha. Kas seda kutsute hingeks? Jah. Ja vastavalt sellele inimene tunneb, et ta ületab surma. See on väga tähtis. Meil on küsimus, mis puudutab elu ja surma ja see on David Nashville'ist. See on videoküsimus. Jätkame selle sama teemaga. Okei, minu küsimus on taassünnist, et kas koheselt, kui sa sured, kas su hing tuleb ja leiab teise keha või ta veedab mõne nädala, kas igavikus on aeg? Aga mis juhtub hingega, kui see sureb? Kas see läheb kohe üle teise kehasse või on ikka veel siin maakeral edasi? Öeldud on, et see, mida sa näed, seda sa saad, et see, mida inimene näeb, seda ta saab. Keha võib olla elus, võib olla surnud, kuid see ei mõjuta meid vaimses maailmas. See on minu soov, mis loob erinevuse vaimsuses. Ma näen üksnes seda, mida mu keha lubab mul näha. Keha ei seisa mu ees, kui
seda tunnetust nimetatakse hingeks ja mis on väljaspool hinge nimetatakse ülemiseks kõrgemaks maailmaks. Me võime teha seda praegu elus olles ja see ei puuduta üht ega teist. Kui minu keha lahkub siit ilmast ja ma ei ole saavutanud veel mingit tunnetust vaimsest elust, mis on väljaspool minust. Nimetame seda väljaspool keha kogemuseks, sest mul pole veel anumaid selleks. Ma ei valmistunud selleks ette. Ma ei teinud seda pööret veel. Nagu ma ütlesin, meie keha on loomalik keha. See ei seisa minu tee peal ees. Kui ma pole arendanud endas inimest ja tulnud iseendast väljapoole, ei tunne seda väljaspool olevat reaalsus, mis on väljaspool mind. Ma ei suuda seda ka saavutada, kui see keha sureb. Kuid igal inimesel on hing ju. Ei. Kui sa seda ei arendanud, hing tähendab, et see on sinu egoistuks soov saada, et sa hakkad kasutama seda andvana. Kui sa seda ei teinud, siis sul pole veel hinge. Sul on üksnes võimalus arendada seda nagu igaühe siin maailmas. Seega inimene lahkub siit ilmast ja kui ta lahkub siit, siis see punkt, see on just kui seeme potentsiaal, et jääb sedasi ja sa sünnid uude kehasse ja uuesti arened just nagu beebi. Kas see seeme läheb või see hinge alge läheb teise kehasse, kui ma ei arendanud seda? Ei, see ei lähe teise kehasse. See pole kehas üldse. Meie, kes me eksisteerime kehas, oma kehalises, oma füüsilises elus, me saame selle elu algepunkti, kus me saame areneda. Kui me ei arenda enda hinge, siis järgmine kord on meil samuti võimalus, kuid seal on igaühel oma tingimused. Oletame, et ma arendasin seda hinge ja ma saavutasin selle uue taju, mis siis juhtub, kui mu keha sureb. Kui sa arendasid seda, siis sa arendasid seda. Su keha ei seisa su tee peal ees. Sa tunnetad elu niimoodi, nagu sa tunnetasid enne, sest sa tundsid oma vaimset elu. Kas mul on seal nimi, kas mul on persoon seal? Mida tähendab mina? Kogu meie keha ongi kogu meie reaalsus ja kogu maailm. See ongi probleem, et me tunneme, et kõik eksisteerib üksnes kehas. Me peame tundma, mis on väljaspool mind, mitte selles suunas, vaid väljaspool suunas, et ma tunneksin hinge. See, mida ma tunnen sissepoole tõmmatuna, on see maailm, aga mida ma tunnen väljapoole, on vaimne maailm. Ütleme nii, kas ma tunneksin seda maailma, kui mul ei oleks keha? Mul on keha? Ei, sest me räägime anumatest. Võimest. Kui mul pole silmi, siis ma ei näe. Seega mul on vaja silmi. Sama. Need on teatud omadused, läbi mille ma tunnen reaalsus seda maailma. Ma pean omandama need omadused, kus ma tunneksin kõrgemat maailma. Need atribuudid kaovad, siis ma ei tunne enam seda maailma. Ma tunnen vaimset ja ma tunnen seda dimensiooni, aga mitte nii, nagu me tunneme seda läbi oma tajude. Ma tunnen seda läbi oma vaimsete tajude, sest kõik vaimsed astmed sisaldavad ka madalamates, sest meie vaimne või füüsiline maailm on kõige madalam, mitte
et see on nagu potentsiaal, mis saab kasvada. Ma tunnen kõiki neid ülejäänud potentsiaale, hingi, kes on saavutanud, kes ei ole veel saavutanud hinge. Ma tunnen neid erinevate jõududena, mitte nende riietustena, mis on tegelikult meie, seega minu taju on midagi, mis pole reaalne. Ei, see ei ole reaalne. Kuna vaimsuse suhtes on kogu see reaalsus, mis tuleneb saamissoovist iseendale, ei eksisteeri, aga me saime võimaluse kujutada ette endale, mida tähendab saada iseendale, et me kasvataksime andmissoovi ja tulla iseendast välja, aga tegelikult seda reaalsust ei eksisteeri, kus on füüsiline. Aga vaimsus sisaldab kõiki neid kokku, kõiki neid reaalsusi. Kas seda nimetame loojaks? Jah. Okay. Kas liigume järgmise teemani? Palun, see on sinu kätes. Meil on küsimus Niina Los Angelesest. See on audio küsimus ja kuulame seda. Tere, minu nimi on Niina, ma helistan Los Angelesest ja mul on küsimus kabalistile. Kas kabala on tegemist midagi piibliga? Sest ma tulen kristlikust taustaga. Kas see on seotud kuidagi piibliga, eriti just Vana Testamendiga või Tooraga? Seda mulle tihti öeldi vanasti. Aitäh, head aega. Me õpime, et kabala tarkus pärineb iidsest Babyloniast. Iidses Babylonias olid sama probleemid, nagu meil on tänapäeva maailmas. Suur egoistlik soov tuli välja ja inimesed hakkasid üksteist vihkama ja nad soovisid ehitada torni kõrgustesse ja tänu sellele uhkusele nad ei mõistnud enam teineteist. Ja just seetõttu ja nende keskel elas üks tark inimene, kes tegeles erinevate astroloogiliste meetodiga ja ta hakkas uurima loodust. Ja ta vastas, et kõik see toimub sellepärast, et on ego. Inimeste ego on nende preested. Ja kui ta hakkas seda uurima, ja siis ta avastas täiesti vastandlikku ja ta avastas kabala tarkuse. Ja kuidas need piibel ja Vana Testament sellega seotud, siis ta kirjutas esimese raamatu kabala tarkuses, mis on loomise raamat ja peale seda oli mitu põlvkonda pärast Iisakit ja Jacobit ja ta kirjutas järgmise kabala tarkuse raamatu, mis on Toora. Toora tuleb heebrea sõnast or, valgus ja see tähendab käske või selgitusi, juhendeid, et kuidas muutuda vastandik, pöörata välja, pöörata end ümber. Ja peale Moosest kirjutasid paljud raamatud, David kirjutas psalme ja paljud kabalistid, kes tegid neid parandusi enda peal. Igaüks avastas enda hinge ja selles hinges fenomene ja kirjutasid nendest fenomenidest ja tänu sellele on meil palju raamatuid, mida me kutsume pühadeks raamatutest, holy, tähendab püha, mis tähendab
tähendab erinev. Eriline tähendab, et see on see, et ma ei tunne, mis on minu sees, vaid see, et ma tunnen, mis on väljaspool mind. Ja seega see sõna püha. Ja seega kõik pühad raamatud, eriti just Toora, on kirjutatud Kabalast. Seega kõik tulenes Kabalast. Ja me ei tea, kuidas neid õieti lugeda. Ja me tõsi, siis seega, et mõista, et kuidas need toimivad, meil peavad olema samasugused omadused, me peame sündima samasse seisundisse, mis nemad olid. Selline väline seisund, et mõista mingil määral, mida nad tegid. Me kõik üritame seda teha ja sel hetkel me peame lõpetama. Aitäh väga, doktor Laitman, ja aitäh, et olite meiega. Võite saata veel küsimusi. Näeme järgmises saates.